Kaamera ees on meil Saimon Sutt, 95. aasta noorhärra. Sa alustasid oma karjääri Tartus Salva Kuremaa meeskonnas, et räägi mulle C2 vanuseklassis oli see ilmselt, et kuidas sa üldse korvpalli juurde jõudsid? Jah, tegelikult oli esimene klubi oli Tartu Torpat ja jõudsin korvpalli juurde nii, et esimeses klassis sõbrad mõtlesid, et oleks lahe minna kuhugi trenni ja alguses oli siis nagu see pallimängutrenn, mis kujunes lõpuks välja siis korvpallitrennina. 2010-11 tõusid sa teise liigasse, et Tartu Rock Juniorit oli siis tol ajal see. Aasta hiljem juba siis 2012-13 olid sa juba meistriliiga nimekirjas, et toona siis Tartu Ülikool Rock. Et minu küsimus siit tulebki siis, et kui raske samm oli sinu jaoks siis Pärnuga liituda ja Tartust ära tulla? Mis ta väga raske oli? Ei muidugi, Tartu on mulle kodu ja toredad inimesed olid seal kõik, aga mul oli vaja nagu mängukogemust saada, praktikat. Ja siis Pärnu Reinar õigemini mõtles, et ta tuli ise ka siia, et kuule, tule ka, et saad mängida siin. Võttis sõbrad kaasa? Jah, võttis sõbrad kaasa ja ma rääkisin Tartu seal manageridega kokku ja nad arvasid, et see on hea idee ja siis ma tulingi siia. Kas samm tagasi sellel aastal on järgmisel aastal samm edasi? Igal juhul. Väga konkreetne vastus. Sa olid vahetult enne sõjaväes, ma tean, et meil on sellest juttu varem olnud, aga nüüd siis uuesti, kui sa nüüd tagantjärele vaatad, kas see sõjavägi tuli siis pigem nüüd kasuks või kahjuks? Füüsilise poole pealt oli kahjuks kindlasti. Et see 3 kuu jooksul, mis ma seal olin, seal nagu trenni väga ei teinud, siis suhtes palli ma ei puutunud põhimõtteliselt 3 kuud. Et areng jäi veits seisma seal. Aga mõnes mõttes kogemuse võrra see rikkamaks, seal sai sellist tiimivärki teha, taktikalist asja nagu. No muidugi sõja poolest, mitte Kosovoga väga seost ei ole see. Aga jah, sellist ühtsust sain nagu sealt rohkem juurde ja. Selline küsimus veel, et mitme erineva treeneri käe all oskad sa meenutada, oled sa mänginud? Nimeliselt? Võid lihtsalt öelda, et tegelikult ma tahaks teada, et kes on siin kõige rohkem arendanud? Ma arvan, et mu esimene treener Olari Narits. Aga muidu kokku on mul olnud, kui koondised nagu ka arvestada sisse, siis ma pakun, et 6-10. Kas oskad nüüd põrgatuse pealt viskele minna? Ikka. Paremini kui enne. Just, et see eelnevates intervjuudes sa oled rääkinud, et seda sa pead arendama. Eilses intervjuus Eiko Rannula mainis sellist asja, et sinu mäng sõltub paljuski sellest, kui palju sa suudad ennast siis emotsionaalselt ette valmistada. Et mida ta täpselt selle all mõtles, mis sa arvad? Võib-olla seda, et ma keen üle vahepeal mängus ja siis ma hakkan lolli otsuseid tegema. Ja no oleneb, kuidas mul kas mul valutab kuskilt või suhtes, kui mul näiteks põllevigastus oli. No siiamaani annab tunda. Et see mõjutab päris palju mu mängu, et kui ma hakkan mõtlema selle peale, et siis võib kehvasti minna. Kuidas siis seda nii-öelda emotsionaalsust taltsutada? Veel ei oska? Veel ei oska, jah. See kogemusega tuleb, vanusega. Oled elanud Tartu lähistel, on ju, mitte päris Tartus? Ei, kunagi elasin Tartus, Anne linnas, aga enne põhikooli lõppu kolisin Tartust välja veits. Kuidas sa Pärnuga harjunud oled? Hästi, väga meeldib. Millega sa oma vaba aega siin sisustad? Oleme kinos käinud poistega ja escape roomis käisime ja spaas käin suht tihti. Kui tihti sa kodus käid? No nädalas korra ikka üritan käia nädalavahetusel. Et mängudest ja meeskonnast, et play-off mängud ukse ees, et mõned mängud veel jäänud. Kas need eesmärgid, mis sa võib-olla enda jaoks tegid hooaja alguses, kas oled need mingil määral ka saavutanud?
jah, ma arvan küll. Et eesmärk oli, et saada kõvasti mänguaega. Nagu teada, siis ma mängin kõige rohkem üldse kõikidest mängijatest ja statistika on ka paranenud. Et võib-olla jään silma kellegile ja äkki saan välismaal. Eesmärgid silme ees. Nüüd, kelle arengut sa oled sellel hooajal oma meeskonnakaaslastest täheldanud? Oled sa kõrvalt näinud, et Mihkel oli hooaja alguses selline, aga nüüd on selline? Ma ei teagi. Tegelikult Edvinas on nagu välismaalast, muidu ta oli eestlane, aga nagu võrreldes sellega, mis ta oli hooaja alguses, et nagu kaitse poole pealt on kõvasti arenenud ja mängutarkust on tal juurde tulnud. Et ma arvan, et tema ja ma ei tea, ei oskagi praegu rohkem tuua välja kedagi. Me rääkisime ennem natuke sõjaväest. Kelle sa võtaksid Pärnu Sadama ridadest endaga sõtta kaasa? Kirves ilmselt, jah. No 2 ühes on. Pane oma hooajale hetkel siis möödunud hooajale hinne kuni 5 pallisüsteemis. 4 miinus. Väga hea. Siis mainitud juba, et play-offid on siis ukse ees. Kas Pärnu mängib medalitele? Ikka. Kes võidab see aasta Eesti meistrite tiitli? No ma loodan, et Tartu. Aga äkki meie. Väga hea. Sükse positiivse noodiga Saimo me siit lõpetame. Ja kui mitte järgmine aasta Pärnus, siis edu sulle igal juhul. Aitäh!